Vaatate arhitektuurisaadet Majade ajas. Seekord on meil teile pakkuda 2 näitust Eesti Arhitektuurimuuseumis. Üks neist on Eesti Vabariik 100 hea avalik ruum raames mõnede meie linnade keskväljakud, peatänavad. Ja teine näitus kannab pealkirja Kuhu kadus euro. Ja see ei ole mitte nukker küsimus, vaid selle näitusega saame teada, mida on aastatel 2006–2015 eurorahade eest Eestis ehitatud. Eesti Arhitektide Liidu aastanäitus on seekord niisuguse natukene kummalise pealkirjaga, kuhu kadusid eurod või kuhu euro on ära kadunud. Et miks selline näitus ja miks aastanäitus niisugune? Selle aastanäituse traditsioon on meil juba üsna pikk ja selle mõte on see, et kuraatorid ise pakuvad teema välja, aga seekord sai liidu eesseisuse poolt natukene antud selline suunav vihje, et just püüda tõmmata see skaala natuke laiemaks, et anda selline võib-olla suurem ülevaade sellest, mida tehtud on viimase 10 aasta jooksul, kuhu siis eurorahad on läinud, et kas neid on hästi kasutatud ja kas meid ümbritsev ruum ja elukeskkond on sellest paremaks saanud. Samas on ka teine näitus avatud Arhitektuurimuuseumis ja see on hea avalik ruum, kus on linnakeskused ja peatänavad. Et kõik see on tegelikult see, mis meid ju ükskõik, kus me elame, puudutab. Absoluutselt. Avalik ruum ongi kõige olulisem ruum üldse, sest see puudutab igaüks saab sellest osa, et see ei ole valitud inimestele disainitud ruum, nii-öelda eksklusiivne ruum, vaid just see ühisruum. Sellepärast on oluline, et selle ruumi sündimine oleks hästi läbipaistev ühest küljest ja teiseks hästi läbimõeldud see protsess, et me saaksime parima tulemuse, et need eurod kasutatakse parimal moel. Kas seda eurot on piisavalt palju, et arhitektid saaksid oma ideed nii realiseerida, kuidas nad mõelnud on? No eks neid näiteid on ikka positiivseid ja vähem positiivseid, et siin näitusel on välja toodud nii-öelda sellised esindusprojektid, kus see koostöö on olnud tõesti õnnestunud, et selle tulemusel on valminud midagi, mis oluliselt parandab meie nii-öelda igapäevast keskkonda või meie ruumikogemust ja avardab meie maailmapilti. Aga kindlasti on ka selliseid, mida ei tahaks nagu eeskujuks tuua, et ka millesse tuleb kriitiliselt suhtuda ja millest õppida. Me vaatame selle näitusega, kuhu on seda Euroopa Liidu raha paigutatud või siis investeeritud. Et tõepoolest ta kadunud ei ole, me oleme selle eest 1,2 ka saanud. Ja me oleme siia näitusele välja valinud 10 sellist objekti, mis meile endale tundus, et on pigem õnnestunud ja mida võiks sättida eeskujuks ka edaspidi, et nagu me teame, siis avanevad peagi taas uute taotlusfondide voorud ja võib-olla see on siis selline väike vihje, et mida edaspidi silmas pidada või kuhu suunas me võiksime kalduda. Kui me lõime need numbrid kokku, siis tegelikult selgus, et kõige rohkem on just EAS-i poolt või EAS-i siis jaotatud vahendeid investeeritud gümnaasiumitesse, lasteaedadesse ja seejärel kirgliiklusteedesse. Et võib-olla selliseid, kuhu võiks veel panna, on siis avalik ruum, maastikuarhitektuur kindlasti. Et siia näitusele need objektid, mis me oleme välja valinud, et me oleme püüdnud hoida seda valikut hästi laiana, et on avaliku ruumi objekte, on maastikuobjekte, on hooneid, on objekte Kuressaarest, on objekte Narvast, et me tõesti oleme püüdnud seda ampluaad hoida hästi laiana. See tegelikult on selline anonüümne vorm, kus seda mingit objekti näidata.
et see telk on selline kõige lihtsam nii-öelda koda või motiiv, kus ühesõnaga ta on nii anonüümne, et ta sümboliseerib seda statistikat või kus kõiki hooneid ja objekte ja kõiki näidatakse täpselt ühtemoodi. Nad väljaspoolt ongi eristamatud. Kui sa lähed sinna sisse, hakkad sinna taha vaatama, siis sa alles näed seda mingisugust lugu, mis selle objektiga avaneb. Et see telk on lihtsalt selline vahend. Maanteed on muutunud ümbrusest eraldunud rindejoonteks, kus otsitakse oma ellu mingitki pinget või põnevust, konflikti, kus tahe suudaks trotsida asjade korda. Võimalik, et liiklushuligaanid ei suuda leppida tõsiasjaga, et käeulatuses pole ühtegi mäge, mida enda tahtele allutada. Ja kui olekski, siis isegi Mount Everesti otsas on käinud juba tuhanded. Aga millised inimesed need kihutajad õieti on? Arvatavasti igasugused, mitte kindlasti ainult igavlevad noored, miks mitte mõned koosolekute rutiinist väsinud korralikud kodanikud. Mõnikord tundub, et kui inimesed veedavad 1/3 elust magades, kulutavad nad 2/3 koosolekutel. Need on kindlasti omal moel ohtlikud, sest kui klienti või äripartnerit ei veena, võib kannatada sotsiaalne positsioon ja majanduslik seisukord. Aga me räägime praegu mägede ohust, me räägime seiklustest. Viimastega on nii, kui seiklus ei tule sinu juurde, tuleb sul minna seikluse juurde. Juba sai öeldud, et me oleme nutikad, oleme õppinud hoidma loomi aedades ja seiklusi parkides. Igal juhul etem kui maanteel kihutada. Äkki tulekski pidada koosolekuid seiklusparkides õhulendude vahel, vabastavad huilged kõrvus kumisemas. Meile tundub, et siit näituselt leiab igaüks midagi. Et ametnikud ühest küljest saavad näha oma tehtud head tööd või siis ka mitte nii head tööd. Ja need, kes kavatsevad toetusi taotlema hakata, kuna siin on ka, näevad, mis neid võib ees oodata, sest siin selle näituse tegemise käigus me oleme intervjueerinud neid, kes on nende toetuste taotlemise ja siis menetlemisega tegelenud, et millised karid neid võivad ees oodata. Ja et mis asjad on, millele tuleks võib-olla rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks see sama, mis jookseb sellest igalt poolt läbi, see arhitektuurne kvaliteet, mida mingis mõttes võib-olla ei väärtustata või tähtsustata otseselt, aga samas kõik need head välja valitud objektid, mis ka reaalsuses töötavad hästi, on ka arhitektuurselt kvaliteetsed. Et see on asi, mille poole tasub püüelda ja seda rohkem nagu tähtsustada ja kohe alguses hakata seda tahtma, mitte et see võib-olla kukub kogemata nii välja. Jah, tõesti, et mõneti nendest intervjuudest, mis me tegime taustainfo saamiseks, koorus ka välja see, et nende heade näidete saamiseks või kvaliteetse arhitektuuri saamiseks on tegelikult see tellija või taotluse kirjutaja hästi palju ära teinud. Et mõneti on see näitus natuke nagu pai neile, mõneti loomulikult ka nendele arhitektidele ja loomulikult ka näidata rahastajatele, et mida on võimalik selle rahaga veel teha, lisaks sellele, et me lahendame mingeid akuutseid probleeme nagu lasteaiakohtade puudus või gümnaasiumikohtade puudus või see, et mingid asulad ei ole ühendatud, et lisaks sellele tuleks tegelikult ka sellele ruumilisele kvaliteedile mõelda. Ja ütleme selline teljapoolne visadus on tegelikult viinud selleni, et meil on täna need 10 objekti siin näidata, et see hea arhitektuuris saavutamine ei peaks olema tegelikult nii raske, et ehitaja või siis tellija närib ennast läbi kõikidest nendest dokumentidest, kõikidest sellest bürokraatiast, otsib ehitaja, ma ei tea, hanked kukuvad läbi, tuleb veel üks hange korraldada, tuleb veel üks hange korraldada, ehitaja läheb pankrotti. Lisaks sellele tuleb rahastajale pidevalt tõestada, et kuhu see raha on pandud, võib-olla vaielda mingite täiesti pisikeste, esmapilgu täiesti tühiste asjade pärast, mille pärast see projekt seisma jääb. Et selliseid asju võiks olla vähem. Võib-olla see on selline sõnum, mida võiksid siit tõesti saada rahastaja, ehitaja, aga samuti on see näitus tegelikult ka, ütleme kõigile eestimaalastele, sest tegelikult see raha, mida on siia Eesti keskkonda investeeritud, et see eluruum või elukeskkond on ju meile kõigile, et kõik need gümnaasiumid, lasteaiad, kergliiklusteed, kõik need promenaadid, avalikud ruumid. Kuna me tahtsime just selle statistika taha vaadata ja läheneda nendele objektidele veidi isiklikumast küljest, siis kirjanik Jan Kaus kirjutas iga objekti kohta eraldi miniatuuri. See ongi, et
et nendel majadel lisaks sellele, et on hange, konkurss, ehitaja, tellija, neil on oma selline poeetiline sisu ja Jan Kaus siis vastavalt oma sellele ilukirjanduslikule taustale kirjutaski siis need lood nende majade kohta või objektide kohta ja kuna inimestel tihti ei taheta või ei ole aega lugeda neid tekste väga pikalt, üks asi on kataloogis, teine asi on näituselt seest, et siis valisime seekord sellise vormi, et need loetakse ette ja lugejateks valisime siis kuulajatele tuntud hääled, kes on kas raadios või teles või teatris. Selliste ongi kõrva jäänud selliste heade tekstide esitamisega. No eks see iga näitus vist tegelikult natukene nagu eeldab seda, et kui sa tuled, siis sa selle tunnikese leiad, et muidu ei ole võib-olla see käik ka seda väärt. et tunniga peaks ikkagi arvestama, kui tahta natuke rohkem süveneda, siis natukene kauem. Jah, sest need näituse vorm on siis see, et iga hoone kohta on üks filmiklipp, mille taustal jutustab hääl selle hoone lugu. Ja see filmiklipp koosneb siis piltidest, ka hooneplaanidest, aga ka siis droonivideotest, mis on lennatud siis käesoleva aasta sügisel ja need sellised filmiklipid annavad sellise väga-väga hea ülevaate just mismoodi kogu see kontekst välja näeb. Et selles mõttes tund kindlasti ja mõni video ja hääl kapivad nagu erakordselt hästi kokku, et isegi tasub mitu korda vaadata. Paljud on sellised, millest on kindlasti palju räägitud need hooned, aga mõned on ka, millest keegi midagi ei tea. Mingi Kuressaare väikelaeva ehituse kompetentsikeskus näiteks, et võib-olla ei teata, et selline asi olemas on või mis seal sees tehakse. Ja kõikidest nendest intervjuudest, mis me tegime või inimestega rääkisime, sealt jäi kõlama alati see, et selle projekti õnnestumisel alati on oluline see maasool, see kohalik inimene, kes mingil viisil panustab või kas või lihtsalt selle asja poolt on. Et paljud need projektijuhid või need teljepoolsed vedajad ongi lihtsalt sellised aktiivsed, entusiastlikud inimesed, kes paljustki ka teevad ennastsalgavat tööd. Et ilma sellise tahte ja soovita ei sünni midagi. Kuidas selle eurorahaga siis on? Kas ministeerium ka jagab ja ütleb, et siia mitte sinna pelis? Kultuuriministeerium on see ministeerium, kes üritab meelde tuletada, et kui me midagi projekteerime, siis me projekteerime seda tavaliselt ikka pikkadeks aastateks ja inimeste jaoks. Ehk siis on igati mõistlik kuulata seda, mida räägivad eelkõige arhitektide liit, aga selle valdkonna spetsialistid, ehk siis alati peaks jälgima sellist arhitektuuri head tava. Ja loomulikult, et nende objektide puhul, mida me siis ka ise rahastame, siis tuleb meil eriti sellel silm peal hoida. Paraku peab ütlema jah, et ega see ei ole nüüd selline asi, mida liiga tihti üldiselt tehtaks ja on ka nii spordi- ja kultuurivaldkonnas neid objekte, mida ei ole võib-olla kõige otstarbekamalt läbi mõeldud ja on kiirustades tehtud midagi, millega pärast ei saa võib-olla päriselt rahul olla. Ma arvan, et sellised näitused ongi tegelikult hea koht selle jaoks, et korra järgi mõelda, et kas kulutatud raha on kõige otstarbekamalt kulutatud ja kuidas siis tegelikult seda asja planeerida nii, et pärast ise ka rahule jääda. See on nüüd ajavahemik 2006 kuni 2015 ja ega siis eurorahad otsa pole saanud või tegelikult maailmastki raha pole otsa saanud, et järgmised rahad võiksid tulla ja see näitus võiks olla ka hea mõtisklemaks, mida meil tegelikult veel vaja on. Ja, ega meil tegelikult hea näide sellest, kuidas täpselt samamoodi ju suuresti euroraha ootuses valmistatakse ette head avalikku ruumi, ehk siis see teine näitus just nimelt, mis korrus kõrgemal võrreldes meie praeguse asukohaga on, et kus esimene ring, ehk siis 4 linna Lõuna-Eestis on juba rahastusotsuse saanud ja lähevad töösse ja mitu järgmist nii-öelda etappi on kavandamisel. Et see on ju suurepärane näide sellest tegelikult, kuidas võiks teha. Ehk siis alati läbi mõeldes, läbi rääkides, mis see lähteülesanne siis ikkagi lõpuks on, kaasates juba algusest peale spetsialistid ja lõpuks minnes siis ka sellise ka arhitektuuri võistluse peale, et saada võrdlus paremate ideede näol. Et selles mõttes
kindlasti on võimalus siit nagu treppidest natukene üles minna ja vaadata, et kuidas hästi teha, ja siis alla tulles uuesti mõelda, et kas kõik see, mis tegelikult euroraha eest alati tehtud on olnud piisavalt läbimõeldud ja kas on ikka aru antud, et lõppkokkuvõttes on see kõik meie enda raha. Ehk siis kõik see, mis me ühte või teise objekti ära kulutame, seda enam teise või kolmandasse objekti ei saa kulutada. Kas teie kodulinn üleval galerii näitusel on ka esindatud hea avaliku ruumiga? Jaa, Rakvere linn on täiesti pildi peal olemas, et Rakvere on muidugi selles mõttes, kui linnaruumist rääkida, siis olnud üks väga julgeid tegijaid juba aastaid, et Rakvere keskväljak ja selle uudsus tolles ajas, kui ta tehti, on ju pälvinud väga palju arutelusid ja tähelepanu Eestis laiemalt. Kui me kogu Eestit vaatame, siis ta on nii piisavalt pisike, et siia asju projekteerides, ehitades mõjutavad nad suuremal või vähemal määral praktiliselt meid kõiki. Ehk siis ka küsimus ei ole mitte ainult selles, kus sa elad, vaid see, kus sa kas sagedamini liigud või ka vahest külla satud või lähed kultuurielamust nautima või sporti tegema. Ega need kõik asjad võivad olla sulle eluohtlikud ja võivad olla väga tervislikud ja mõjuda inspireerivalt. Et seal on käärid tihtipeale võivad olla väga suured ja mis see sõltub väga palju just nimelt arhitektuurist ja sellest, kuidas me asju planeerime. Üks linn, kes peaks saama endale uue näoga, aga mitte peaväljaku, vaid peatänava, sest peaväljak Rakveres on ju olemas suhteliselt uus. Jaa, peaväljak on meil õige mitmes arhitektuuriajakirjas juba üles pildistatud ja laialt levitatud, nii et see tõesti meie seekordseks mureks ei olnud. Aga kuidas selle peatänava konkursi tulemustega teie rahul olete? Oleme ausad, ideena on see väga atraktiivne. Me teeme ajaloolise Pika tänava renoveerimisprojekti, mille võitis arhitektuuri lahendus nimega Pikk muuseum. Selline mitmetähenduslik, eks ole, ühest küljest tänava nimega ja teist küljest on selle projektlahenduse ju kandev idee just see, et lahendadagi seda tänavat kui muuseumit, kui ajalookandjat koos kõikide nende erinevate ajalooperioodidega. Nüüd juba see mõte selline on meile väga meeltmööda. Ja mis seal ikka, kui me räägime ka sellest visuaalsest poolest, nii nagu ta sinna plakatitele välja on joonistatud ja pildistatud, ega seal on väga palju toredaid lahendusi, et ma usun küll, et seal selle detailide üle edasi töötades sealt tuleb päris ilus lahendus. Teised lahendused olid ka huvitavad ja põnevad, et kas võetakse ainult üks lahendus ehk see võidutöö aluseks või saate teistest töödest ka mingeid häid ideid paluda endale? Me oleme loomulikult huvitatud ikkagi iga hea idee ülekandmisest. Eks see väitlus ja vestlus selle võidutöö autoritega, kellega me praegu oleme lähenemas siis projekteerimislepingule, saab muidugi olema, sest ega oma laps on alati kõige kallim, nagu me teame. Aga me senine tööpraktika näitab, et need on siiski alati võimalikud olnud ja kui ikkagi mõni detail, millel ise nagu kuidagi head lahendust ei leidnud, seal kõrvalplakatil on paremini välja kukkunud. Ma usun küll, et küll ta siis teoks saab seal. Millal Rakvere endale uue Pika muuseumi tänava saab? No unistuste järgi oleks ikkagi sobivaks aastaks 2018. Me oleme oma saadetes rääkinud linnakeskustest, avalikust ruumist. Hea avalik ruum on meil ka olnud kõneks. Nüüd on järjekordne hea avaliku ruumi näitus väljas. Mis linnad seekord on meil väljas? Seekord on meil nüüd järjekordselt 6 linna, kus arhitektuurivõistlused on lõppenud. Need on Elva, Rakvere, Põltsamaa. Üks, mis küll linn ei ole, aga sellest äärmiselt oluline koht Eestis on Kuremäe ja Viljandi.
nii et täna avasime näituse ja loodame, et siis paljud inimesed leiavad mahti Arhitektuurimuuseumi galeriisse tulla ja seda näitust vaadata. Kas oli kerge või raske leida nende tööde hulgast need, mis oleksid tõenäolised ja läheksidki töösse? Ma arvan, et ei olnud, et tegelikult Eesti arhitektid on nagu päris hästi tabanud ära selle, et mida see hea avalik ruum peaks tegelikult tähendama, palju selliseid häid rahvusvahelisi näiteid on juba see kirjandus, mis puudutab avalikku ruumi, on jõudnud ka juba Eestis paljudeni laiade massideni, räägime siin Jan Keeli sellest uuest raamatust Hea avalik ruum kasvõi, ja ka poliitikutele otsustajatele on selge, mida hea avaliku ruumi all mõeldakse, nii et ma usun, et see arhitektide jaoks ei olnud mitte midagi niisugust üle jõu käivat. Kas on esimesed linnad juba hakanud atra seadma ja kui kaugele on jõutud? Ja ei, praegusel hetkel on tõesti niimoodi, et esimesed 5 linna minu andmetel on juba saanud rahastust nende projektide teostamiseks või väljaehitamiseks on saadud just läbi EAS-i, läbi Euroopa regionaalarengu meetmete ja me usume nagu siiralt, et ka ülejäänud linnad, kes praegult, kelle taotlused on menetluses või siis nüüd kevadel lähevad menetlusse, et saavad sellise positiivse rahastusotsuse ja tõepoolest on ka ehitamise raha olemas. Millised linnad veel tulemas on, kus konkurss tulemas on? No praegusel hetkel on tõepoolest nüüd edukalt lõppenud siis 13 arhitektuurivõistlust ja 2 tükki on meil veel tulemas ehk Narva on tulemas siis niinimetatud Stockholmi väljaku või Stockholmi platsiga, mis on praegusel hetkel vanalinnas üks selline rohtunud jäätmaa ajaloolise raekoja hoone taga, kuhu tegelikult tulevikus peaksid tulema sinna äärde siis uus raekoda ja ühiskondlikud hooned. Ja teine linn, mis meil siis on arhitektuurivõistluse ettevalmistamisel, on Jõhvi, nii et mõlemad sellised huvitavad linnad ja Ida-Virumaa oleks just nagu kaasatud läbi nende, siis see on nagu väga hea. Nüüd teie isiklik arvamus, et milline nendest kohtadest, nendest linnadest on olnud selline, mille jaoks kõige enam oleks vaja seda linnasüdant uueks teha? Tegelikult ma arvan, et enamus neist linnadest on küll olnud tõesti selles seisus, et võtame need peatänavad või peaväljakud, et need on olnud sellist nõukaaegset hõngu kandvad, need pisut lagunenud asfaldiga parkimisplatsid seal peaväljakutel või siis tõesti niisuguste olematute kõnniteedega peatänavad, kus autod vuhisevad edasi-tagasi, kus jalakäijatel nagu asja ei ole, et see on üleüldine Eesti linnade häda, et ütleme tõesti, et positiivse näitena täna ka sai räägitud sellest, et Rakvere, kes kunagi juba mitmeid aastaid tagasi oma peaväljaku korda tegi, aga teised linnad on jäänud küll vaeslapse ossa, et pole nii kaugele jõudnud, nii et loodame, et nüüd see viga parandatakse ja selge on see, et läbi selle arhitektuurivõistluse ja ka selle meetme ja selle programmi me saame siiski rääkida ainult 15 linnast ja linnasüdame korrastamisest, aga neid linnu on ju meil nii palju veel, et loodame, et see on nagu selline pilootprojekt, mis siis tegelikult juhib tähelepanu sellele avaliku ruumi kvaliteedi teemale ja et ka need ülejäänud linnad ja kohalikud omavalitsused, ka alevid ja alevikud ärkavad ja proovivad ka siis tõepoolest oma keskosad korda teha ja inimväärseks ja kvaliteetseks ja nauditavaks avalikuks ruumiks. Aga nüüd kasutades ära, et te olete siin, meil on igas saates küsimus. Nüüd kõigepealt räägime sellest, et eelmises saate küsimus oli, kus on sündinud Herbert Johansson ja paluks, et te võtaksite siit välja ühe inimese nime, kes saab kena raamatu omanikuks. Nii. Kas siit tuli nüüd mitu? Ei, see on üks. See on üks, okei. Nii, siin on nüüd Vello Vaistla, on õnnelik võitja. Palju õnne, Enno Vaistla! Oma kingituse raamatu saate kätte Eesti Arhitektuurimuuseumist selle lahtioleku aegadel ehk välja arvatud esmaspäeval ja teisipäeval. Aga saates peab olema küsimus, mis selle saate küsimus oleks?
no seome siis selle saate küsimuse selle täna avatava näitusega. Ehk küsimus siis oleks kõigile vaatajatele see, et millise Eesti linna südames troonib saar nimega Roosi saar? Kes teab, kus on Roosi saar, siis saatke oma vastused 1,5 nädala jooksul. Saate Majade Ajas meilile majadajas@tallinnatv.eu ja sellega on meie saade lõppenud. Suur aitäh teile vaatajad ja tulge Arhitektuurimuuseumisse vaatama 2 head näitust ja kohtume 2 nädala pärast.